võtsin planeerimisega eristamisel juurde, kuna töö nõudis lahendada rohkem olukorda. Mis ta uurib, kas ta on tegevust? Ma imestan, et niisuguse... Ta tahab konkreetselt tuua maja. Palju linna kulutanud? See protsessi mõjutas kõrval. Ja kui sa ütled, et oli juba teada, siis saad siis selle otsusena üles mõjutada. On ju veidi? Vingi tegid. Eks näeme. Inimene oli nii õnnelik saab tööd. Mis ta teeb? Ja see kell 3 tuleb veel teavitused ka, võib-olla hakkab ka vilistama. Minu peas on midagi. Mis teha? Ega mina... Ei, volikogu esimehele, nagu komisjoni esimehele, on antud seaduse järgi luba otsustada, kas inimene tohib volikogu istungil olla või mitte. Jah, aga mul seda teist ärasaatmise kogemus on väga... Siis sa pead ikka rikkuma ka natukene. Ulakas olema. Hakka ropendama. Ulakas olema, siis ma saadan su välja. No näed, eiska lipp ja minek. Teist on vähemalt siin. Andres läks ära praegu õigega. Ma ei näe kahte EKRE-t ei näe. Siis ma ei näe Aini, see on 3. Jah, on 4. Aga kes siis üks on puudu veel? Saaremäe 5. Jah, sobib. Kõik sobib. Ja Jaadla tuleb hilineb. Õigemini ei, Jaadla palus ennast märkida välja minevast selle punkti. Kuna tal oli parandusettepanek selle ÜVK osas ja ta ütles, et ta ei taha osaleda selle ÜVK arutelu juures, kuna ta on selle materjali juures on lisatud tema konkreetne, et ta on kohal, aga ta läks välja selle punkti jaoks. Kohal aga välja. Jah. Ei, no ma küll ütlesin, et tegemist on ilmselt üldaktiga ÜVK-ga. Aga ta ütles, et kuna ta saadab materjali välja, kus on väga konkreetselt minu parandusettepanek. Nii, tervitus kõigile! Kes see kohal, meil on praegu saalis 15 inimest, Andres Jaadla teatlas, et ta selle punkti osalemisel on ruumist väljas, kuna seal on temal üks eraldi ettepanek olnud. Nii et ülejäänud 5 inimese osas on teada, et nad ilmselt ei pruugi täna kohale jõuda, aga mine tea. Igal juhul päevakord on välja saadetud, kas kellelgi on selles osas küsimusi, arvamusi, parandusi? Ei ole. Siis paneme hääletamisele, kes on selle poolt, et päevakorra järgi tööle asuda, palun hääletada. Aitäh, kõigil tundub, et kõik töötab. See võib olla hoopis nii, et ei tule õuest, vaid tuleb sulle telefoni, meil on praegu ebaselge. Tegelikult peaks olema tuld, sest minu kell näitab ju 3.01 ja ta pidi tulema 3. Mul abikaasa kirjutab, et õues on isegi koht. Jah, aga eelmine katsetus ju mäletate käis ju nii, et ühed said kell 12 ja teised said 12.30, nii et kõik ei hukku korraga. Ja seda ma kuulen. Aga vaadake oma telefoni, teie peaks telefoniga tulema. Ei. Tuli teade hetkel... Siin on ja ohuteavituse test, käivituvad sireenid, ohtu pole. No me kuuleme. Ühesõnaga, kõik me kinnitame, et me kuuleme. Nii, aga ma ei tahaks praegu siin pikalt muude teemadega tegeleda, sest meil esimene päevakorrapunkt on täna selline, et jutt käib Rakvere linna ühisjärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavast aastasteks 26–38, aga kuna kava konsultant ise ei viibi täna Eestis, vaid on meiega ühendatud elektrooniliselt, siis hakkaks kohe selle asjaga peale ja siis ta saab meiega siis liituda. Me tegime siin testi ära, ta on praegu ilusasti otsas. Gert soovib sissejuhatuseks mõned sõnad. Nii, tere päevast, et hakkame arutama linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava.
järgnevaks 12 aastaks, et noh, kes veel ei tea, tegelikult see on selline rutiinne tegevus, mida me iga 4 aasta tagant korra siin teeme ja nüüd on see aeg jälle kätte jõudnud, tegemist on siis meie nii-öelda strateegilise kavaga, kus pannakse paika põhilised arengusuunad, mismoodi siis ühisveeverki ja kanalisatsioonitaristut me siin siis ehitama hakkame. Nagu Mihkel ütles, meil konsultant on ootel, konsultant annab nii-öelda tiipülevaate sellest sisust, ja meil on ka siia kutsutud Aare Palmsalu ja Aivar Lõhe aktsiaseltsist Rakvere Vesi, kes siis vastavad selliste tehnilisemate küsimustele, kui teil peaks tekkima. Et tegemist on esimese lugemisega, et selles mõttes võib-olla täna pole küsimusi, aga teise lugemise ajaks on, siis nad on ka järgmine kord siin, nii et saame igal juhul kõikidele küsimustele vastused. Nagu ma ütlesin, see kava nüüd koostatakse järgmiseks 12 aastaks. Ja see kava siis koosneb nii-öelda 2 osas, kus on siis nii-öelda lühiajaline programm perioodiks siis 26-29 ja siis sealt edasi kuni siis lõpuni. Tegemist oli siis nii-öelda avaliku menetlusega, nagu selliste arengukavade strateegiliste dokumentide puhul ikka mitte kombeks ole, vaid see tulebki teha niimoodi. Oli avalik väljapanek, oli arutelu avalik, laekus ainult üks ettepanek, et siin Mihkel juba luureandmeid teile ütles, et Andres Jaadlaga seotud äriühing siis ühe muudatusettepaneku tegi, me arvestasime seda ainult osaliselt ja muid ettepanekuid ei tulnud. Antud arengukava on siis ka koostatud vastavate ametitega, Terviseameti ja siis või Maa- ja Ruumiametiga. Ja ma arvan, et ma rohkem võib-olla ei peatuski sellel eelnõul, et laseme konsultandil rääkida ja siis saate küsida, kui soovi on. Aitäh, praegu on Gerdile kiired küsimusi mingid. Kui ei ole, siis ma saan aru, et Sander Hermet on meil seal teisel pool. Palun, Sander. Just. Tere ka minu poolt. Esiteks suur tänu, et lasete mul kaugelt seda esitlust teha. Proovin olla kiire ja konkreetne, aga Gert on teinud väga põhjaliku ülevaate, nii et mul on tegelikult aina vähem rääkida. Mina olen Sander Hermet, mina olen Keskkonnalahendused OÜ-st. Rakvere linn on siis meie käest tellinud selle arendamise kava koostamise. Oleme teinud põhjalikku tööd Rakvere Veega, Aivar Lõhega ja ka linnast siis Mati Jõgiga. Meie joonised ja torustike investeeringud pani kokku Raul Hansen Arbol konsultatsioonist. Ühesõnaga, tegemist on olnud päris pika protsessiga. Aasta tagasi sai leping sõlmitud, nüüd oleme jõudnud siia, kus oleme lõpuks volikogus. Aga tulemuseks on päris põhjalik ÜVK ehk siis ühisveevergi ja kanalisatsiooni arendamise kava. Ja nagu Gert juba ütles, et tegemist on strateegilise dokumendiga ja põhimõtteliselt see annab kohalikule omavalitsusele ja seda teenindavale veeettevõttele põhjaliku ülevaate oma vee, kanali ja sademevee taristust ja nende ülalpidamiseks või laiendamiseks kavandatud investeeringutest. ÜVK koostatakse alati ühe kohaliku omavalitsuse lõikes. Rakvere linna puhul me räägime nüüd päris suurest reoveekogumisalast, mis ulatub osaliselt ka Rakvere valda ja ka Vinni vald. Samamoodi on veevõrk siis laiem kui Rakvere linn. Aga kuna me teeme seda ÜVK-d ühe kohaliku omavalitsuse lõikes, siis investeeringud ja planeeritavad tegevused ja igasugune kirjeldus nii-öelda olemasolevast taristust, see kehtib ainult Rakvere linna piires. Aga jah, siin ümbruskonnas on ju võrguga ühendatud ka Näpi-Alevik ja Sõmeru-Alevik ja Roodevälja küla ja paljud teised veel, keda ma praegu rohkem ei hakka ette lugema. Nagu me näeme, on Rakvere reoveekogumisalal elanikke üle 18 000 arvestuslikult siis ja see tarbijate osakaal on siin väga kõrge, 98%. See tähendab seda, et veevõrk kui ka ühiskanalisatsioonivõrk on päris igale poole ulatuv, et kõik saavad liituda ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgiga. Ja antud arengukava kogu investeeringute maht on ka päris suur, mis on siis üle 14 miljoni euro. Aga kuna ÜVK sisuline pool on põhimõtteliselt investeeringud ja planeeritavad tegevused, siis lähme otse nende juurde. Ja nagu Gert ütles, siis arengukavas on 2 perspektiivi. Üks on lühiajaline, mis on arengukavale järgnevad 4 aastat, ehk siis 26, 27, 28 ja 29 aasta. Ja pikaajaline perspektiiv, mis on 12 aasta peale planeeritud.
Et lühiajalised investeeringud on sellised täpsemad, päevakohalisemad, aga võin öelda, et Rakvere linna puhul on ka pikaajalised väga täpseks võetud. Aga nendeni jõuame kohe. Lühiajalistes investeeringutes võtab kõige suurema mahu joogivesi ja kanalisatsioon. Veetorustike rekonstrueerimist on päris palju planeeritud, seal juures ka veetorustike rajamist. Ja kui me vaatame siin tabelite all, on see kaldkriipsus veeteenuse hinnas kajastuvad. Ja siin kokkuvõtte all on veeteenuse hinnas kajastavad Rakvere linna investeeringud ja arenduspiirkondade investeeringud. Siis siinkohal on oluline nüüd aru saada, et see arengukava hõlmab kõiki planeeritavaid investeeringuid just kogu võrgu mõistes, aga neid investeeringuid teevad nii veeettevõtte, ehk siis see on siis teenushinnas kajastuvad nii Rakvere linn kui ka arenduspiirkonnad, ehk siis kui on detailplaneeringuga ette nähtud mingisugune arendusala, kuhu tulevad kortermajad, siis üldjuhul nende tänavate torustikud rajavad arendajad ise. Et ka need investeeringud on siin kajastatud, lihtsalt seda ei tee ei linn ega Rakvere vesi. Aga siin tegelikult väga muud ei ole, kui torustike rajamine, torustike rekonstrueerimine. Ainukese erinevusena on siis kanalisatsiooni juures Rakvere reoveepuhastis energiaauditi koostamine ja alajaama rekonstrueerimine, mis on võrdlemisi suured tööd, ütleme siis alajaama rekonstrueerimine. Aga üleüldse on tegemist ikkagi torustike rekonstrueerimise või rajamise. Kui me lähme pikaajaliste investeeringute juurde, siis siin on natukene rohkem tegevusi reoveepuhastiga ette planeeritud. Veevärgi osas ei ole täiendavaid investeeringuid veeettevõtte arvamusel vaja. Meie ei näinud sinna ette, et peaks joogiveetöötlusega midagi tegema, aga need suuremad siis veeettevõtte investeeringud ongi just reoveepuhastiga. Kui me nüüd vaatame veevõrgu rajamist, siis siin on hästi palju arenduspiirkondi. All on ka toodud need erinevad tänavanimed välja. Et just need veeteenuse hinnas kajastuvad investeeringud, joogivees on tegelikult päris väike osa võrreldes kogu investeeringute mahuga. Ja kanalisatsioonitorustike puhul nüüd on kanalisatsiooniteenuse hinnas kajastub oluliselt rohkem. Siin on ka all on toodud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, mida Rakvere vesi peab tegema päris suures mahus. Rajamine on jälle suuremas mahus arenduspiirkonnad. Ja kui me nüüd võtame need suuremad investeeringud, mis on reoveepuhastile vajalikud, siis need ongi asjad, mis kajastuvad ka tulevikus kanalisatsiooniteenuse hinnas. See hõlmab nii reoveepuhasti päikeseparki kui ka täiendavat puhastusastet kui ka järelfiltratsiooni. Ja need asjad on selle jaoks, et tagada siis vajalikud heitvenõuded olukorras, kus tänases maailmas need heitvenõuded aina karmistuvad ja see on ka siis asi, mida eelmisel lehel oli näha, oli Rakvere reoveepuhasti energiaaudit, et aetakse ka reoveepuhasteid järjest energianeutraalsuse poole. Kõik oleks taastuvenergiaga ning reoveepuhasti ise suudaks, vähendaks olulisel määral kulutatavat elektrienergia. Ja pikaajalistes investeeringutes eelmisel lehel ei olnud, nüüd on ka siis sademevesi sees. Ja sademevesi on Rakvere linnas, Rakvere linna ala suuresti. Nii torustike rekonstrueerimine, rajamine kui ka kraavid ja truubid, kui ka väiksemad rennid ja ka mingisugused immutusalad, mis on planeeritud. Tegelikult sademevee investeeringud on päris palju, need on kokku 3,6 miljonit. Ja need, ütleme siis, nagu näha, nad on sademevesi võtab suurema osa investeeringutest kui näiteks joogivesi. On ka põhjus, miks on täna vaja see ÜVK kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga, on see, et ka nemad kontrollivad seda, et kui need on tiheasustusala, kus sademevett juhitakse igale poole, siis nemad vaatavad, et need lahendused oleksid võimalikult looduslähedased, et lihtsalt ei suunataks kuhugi piirkonna maaparandussüsteemidesse väga suures koguses sademevett ja ei koormataks neid üle. Et sademevesi on täna siis päris oluline teema. Kui me räägime investeeringutest kokku, siis nagu ma ütlesin alguses, on neid üle 14 miljoni. Siin on natukene võib-olla paremini näha need erinevates lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis, kui ka siis nii Rakvere vesi, Rakvere linna
kui ka arenduspiirkondade investeeringud. Kõiki neid investeeringuid ei pea tegema Rakvere Vesi oma vahenditest, üldjuhul tehakse seda laenuga või aktsiakapitali suurendamisega, aga oluline on siin aru saada sellest, et need investeeringud, mida Rakvere Vesi planeerib, need toovad endaga kaasa amortisatsioonikulu, mis omakorda mõjutab teenuse piirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda. Ja üheks osaks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavas on ka siis vee hinna ja kanalisatsiooni hinna prognoosimine. Prognoos hõlmab kõiki alates palgakuludest, opereerimiskuludest, tarbijahinna tõusust kuni lisanduvate tarbijateni kuskil arenduspiirkondades ja ka need lisanduvate investeeringute amortisatsioonikulud. Kuna see arengukava on 12 aasta peale, siis panin praegu siia kõige viimase hinna, milleks on planeeritud siis umbes 3 eurot vesi, 1 kuupmeeter ja 2,5 eurot kanalisatsioon, 1 kuupmeeter. See on siis koos käibemaksuga ehk siis lõpptarbijale hind. Võin siinkohal öelda, et kuna Rakvere Vesi on suur, Rakvere Vesi teenindab Rakvere linna, mis on tiheasustusala, inimesi on palju ja inimesed on kompaktselt, siis tegelikult need veeteenuse ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on võrreldes ülejäänud Eesti ka väiksemate linnade, väiksemate kohtadega väga konkurentsivõimlased ja tõesti tegelikult oluliselt madalamad kui mujal. Nii, nagu Gert ütles, siis on ka avalikul arutelul. Avalikul arutelul kahjuks keegi kohale ei ilmunud, küll aga laekus üks ettepanek varem. See oli siis tõsta Sporditänav 14, 10 ja 10A, veevõrgu rajamine ja ühiskanali rekk lühiajalisse perspektiivi. Nad olid esialgu planeeritud pikaajalises, sest seal Sporditänaval on pikaajalises perspektiivis planeeritud rajada uus veetorustik ja rekonstrueerida terve suur kollektor torustik. Aga kuna nüüd see ettepanek tuli ja arvestasime sellega osaliselt, siis meie pakkumine oligi see, et teha väikene osa veetorustiku rajamist ära, mis tekitab võimaluse nendele 3 kinnistule need liitumispunktid rajada ja rajada lihtsalt olemasolevale kollektorile 3 uut kanalisatsiooni liitumispunkti. Et see ei pea sisse arvestama kogu selle tänava torustiku rajamist ja rekonstrueerimist, vaid saime teha selle lihtsalt väiksemas mahus ära, et just need 3 kinnistut saaksid endale oma liitumispunkti. Ja siin on ka teine Rakvere Vee väike ettepanek, mille me siis täiendasime ära. Natukene oli jooniselt asju puudu. Võt nii. Minul hetkel rohkem midagi rääkida ei ole. Gert tegi väga põhjaliku ülevaate ja kui kellegi on küsimusi, siis ma loodan, et ma kuulen neid kenasti ja saan ka kiiresti vastata. Aitäh! Nii, vee ja kanalisatsiooni arengukava alati kõige tähtsam küsimus, vee ja kanalisatsiooni hind. Kui te nüüd panite tähele seda hinnakujundusprotsessi, siis pakutakse välja, et aastal 2038 arvestame niimoodi, et üks inimene keskelt läbi 3 kanti kulutab, eks ole, kuus, siis võiks arvestada siis umbes 15-17 eurot inimese kohta aastal 2038 vee ja kanalisatsiooni kuluks, mis kindlasti isegi praegustes tingimustes on väga paljudes omavalitsuses juba oluliselt kõrgem, nii et see vihje sellele, et meie vee ja kanalisatsiooni hind on konkurentsivõimeline, siis see on ikka väga ilusasti öeldud, meie hind on ikka suht madal võrreldes väga paljude piirkondadega. Palun, millised on küsimused? Ühe täiendus ütleb veel. Me oleme nüüd jõudnud, eks siin on palju poliitilisi põhjuseid ja sõjad ja muud asjad, me oleme jõudnud sellesse situatsiooni, kus vee ja kanalisatsiooni arengukava põhidokumendid on siiski kaardid, kus on peal need torud, mis maa sisse lähevad ja need joonised. Te kõik saite need dokumendid omale meili ja koos paroolidega, hoiatusega, et ärge neid jagage ega müüge. Et tegemist on siiski ametkondlikuks või ütleme meile töiseks kasutamiseks mõeldud teadmisega ja kindlasti ei ole nad mõeldud selleks, et neid kuskil teada saadakse, kus Rakvere linna torud ja asjad jooksevad. Varasematel aastatel olid nad suht tavalikud dokumendid igal pool netis üleval, aga ajad muutuvad ja see seis on see, et lugege, uurige, kui tahate midagi küsida, pöörduge siis otse kas Gerdi poole või siis
Rakvere vee poole või veel mingis muus variandis. Nii, aitäh, palun. Kui ma tohin siinkohal veel täiendada, Ikka. et Rakvere ÜVK joonised on nüüd võrdlemisi väga täpsed, et see on üks Rakvere vesi soov ja väga hea mõte, et need asjad oleksid ülitäpsed, seal on olemas ka just lõpus on see liitumata kinnistute loetelu, ehk siis tegelikult on igale kinnistule, mis on linna sees, on ette nähtud kunagi see liitumine ja on tegelikult väga hea ülevaade. Et muidu, kui te leiate kusagilt internetiavarustest ÜVK kaarte, siis see on võib-olla sellepärast, et need kaardid on pigem sellised illustratiivsed, et on tõmmatud üks joon, kus see mingi toru jookseb, aga päris täpselt see toru seal ei jookse. Aga Rakvere puhul see toru päriselt jookseb ka seal. Aitäh! Noh, see võimaldab meil siis kõikide teiste linna kommunikatsioonide rajajate ja haldajatega paremat koostööd, eks ole, et nii teed kui elektrik kui sidet kui kõik muud. Nii, palun! Tüüpiline teema on muidugi lisaks hinnale see, et kõik vaatavad seda, et teda huvitavad piirkonnad, kas seal vee- ja kanalisatsiooni trass jookseb või ei jookse. Et jõudu tööle siis nende kaartide uurimisel. Ega ma siin muud nõu ei oska teile anda, et see ongi niisugune nikerdamine. Aga igal juhul anname siis 6 aega selleks ja suuname selle majanduskomisjoni eelkõige ka siis käsitteluks, kui teisi arvamusi ei ole. Nõus? Teeme nii. Kes on selle poolt, et täna esimene lugemine ära lõpetada, palun hääletada. Nii, 15 poolt, vastu erapooletud ei ole, aitäh! Suured tänud Sandrile ka, nüüd saad tegeleda oma lemmikud asjadega edasi, jah? Suur tänu! Nägemist! Nii. Järgmine teema. Rakvere spordikeskuse nõukogul täitus veebruaris 4-aastane töötsükkel. Vastavalt põhimäärusele meil on spordikeskuse nõukogu sätestatud 7-liikmelisena, kes nimetatakse 4 aastaks. Et asjad sujuksid, palusin ma teile esitada eilseks siis kandidaadid ja nüüd eile õhtuks jõudsime siis sinnamaale, et 7 nime oli meile sinna meilipostkasti laekunud ja need nimed on siia nüüd ette pandud teile. Kedagi kuskilt välja jäetud ei ole, täpselt 7 neid tuligi lõpuks. Kas on mingid küsimusi või arvamusi? Inimesed vist on suht tuttavad. Kui ei ole, siis panen hääletamisele, kes on selle poolt, et tühistada siis eelmise koosseisu volitused ja anda siis alates homsest volitused uuele spordikeskuse nõukogule, kes siis vastvalitud direktoriga saavad seal edasi töötada. Palun hääletada. Nii, kõik on nõus, aitäh. Nii, nüüd meie tüüpiline temaatika aasta alguses. Kõigepealt Velvo, sinule annan sõna siis 2 teemat, kõigepealt siis spordivaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetused ja seejärel ürituste projektide toetused. Palun, nad on nagu üksteisega seotud, selles mõttes ma sidusin nad nagu ühte teemasse. Palun veel. Oota, ma lähen. Korra küsida. Jaa, Mis hetkel me peame välja astuma? Siis kui tegevustoetust sa ei saa, siis võid rahulikult praegu sees olla, sest ürituste projektitoetused on järgmised. Kas te olete tegevustoetuse saajad ka? Ma pean mõlemast aastast. No ja siis on küll nii, jah. Kas Andres me ei pea tagasi kutsuma, kui ta... Ei, ta tuleb ise tagasi, kui tal aega on. Kui ta väljas on, ta võib ammu juba sisse tulla. Ta pole siia jõudki. Tead, kui päris aus olla, ei ta oli siin. Ta oli revisjonikomisjoni koosolek enne. Aga Andresega on see teema, et ma seletasin talle küll, et võt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava oma iseloomult on siiski selgelt üldakt, mis ei ole nagu väga konkreetne. Aga noh, ta ikkagi leidis, et kuna tal oli seal konkreetne ettepanek, siis ta parem ei taha endale uusi süsi, tal vanu on seal küllaga olnud juba seal pea peal. Huvitav, et mul siin ei anna seda
puldi sisse lülitamise võimalust, kus meil siin IT-mehed on jälle? Hakka rääkima. Hakka rääkima, ma ei tea, miks ma ei saa sulle pulti punaseks teha. Aitäh! Nii nagu Mihkel ütles, spordikomisjon tegi oma ettepanekud vastavalt meie korrale ja alustame tegevustoetusest. Need nimetatud 17 organisatsiooni taotlesid tegevustoetust ja vastavalt meie eelarvelistele vahenditele ja meie kehtivale korrale on siis spordikomisjonis hääletatud tegevustoetuste otsused, soovitused volikogule seesugusena. Sealt lähevad kõigepealt maha need summad, mis lähevad esinduskollektiivide toetusele, mida me tegime eelmisel korral. Esindusvõistkonnad, jah. Jah, nii. Ja nüüd sellest alles jäänud? Sellest alles jäänud summast, jah, et need korrad on teile kõigile olnud kättesaadavad, ka teile meili peale tulnud, te olete saanud kõik nendega tutvuda, aga ma siis kordan veel kord üle. Ehk siis sellest rahast, mis on jagada, kõigepealt lähevad maha esindusvõistkondade toetused, mis meil on juba otsustatud, siis järele jäänud summast 60% läheb tegevustoetusteks ja 40% jääb üritusteks, tegevustoetuste 60% jaguneb omakorda niimoodi, et sellest 50% jagatakse kõigi taotlejate vahel võrdselt ja ülejäänud 50% jagatakse vastavalt siis osalejate, võttes arvesse kahte eripära, üks on osalevate noorte arv ja teine on siis spordiala eripära. Ja seda kõik arvesse võttes komisjonis kujundatud ettepanekuna on siis need numbrid siin täna sellisena. Kõigile arusaadav. Lihtsalt uuemad liikmed ei ole selle kokku puutud. Kultuuris on sama põhimõte, aga lihtsalt nüüd antud juhul me seletasime kõik ära. Nii, palun, kas on kellegi tegevustoetuste osas küsimus? See on siis see raha, kus pool rahadest läks kõigile võrdselt ja ülejäänud said siis juurde vastavalt sellele, kuidas neil oli seal erisusi ja noori ja nii edasi. Nii, Robert, sulle sõna. Jah, vaatasin ka neid materjale ja tahaksin juhtida tähelepanu siis meie kultuuri- ja spordivaldkonna kordadele, mis siis raha jagamist puudutavad. Et tänane võib-olla raha jagamine ei vasta võib-olla kõikidele kordadele nii, nagu ette nähtud on, et olen kuulnud ka seda komisjoni liikmetelt, et taotlustest esineb rohket ebakõlasid, kuid hilisem sisuline järelkontrolli võimalus nendele nagu puudub. Et küll on seal tulusid näidatud väiksemana ja kulusid suuremana ja tegevustoetuste hulgas on organisatsioone, kes võib-olla ei peaks sellist toetust sellisel määral saama, et on seal spordikooli ja klubi vahel see piir nagu õhkõrn ja kontrolli teostamine on siis nagu linnal ju ka keeruline seal mingitel juhtudel. Ja samamoodi on siis spordiklubi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas, kes on ka esindusklubi või esindusvõistkond, siis saab tegevustoetust, kuigi meie enda korra järgi tegelikult saada ei tohiks seda. Seal on siis paragrahv 15 lõige 2 on see punkt, et esindusklubile mitte, et ma jalgpallilt midagi raha tahaks ära võtta, jumala eest, spordiraha peab olema, aga lihtsalt, et see kord võib-olla ühel hetkel peaks tegelikult olema ka õige, et võib-olla järgmisel raha jagamisel oleks see korrektne. Et me linnana peaksime kindlasti olema eeskujuks raha jagamisel. Et kui ma võtan selle raha jagamise korra lahti, et siis paragrahv 15 lõige 2, et spordiklubi tegevustoetust ei anta esindusvõistkonna toetuse saajale. On linna korras kirjas. Et mõtlesin, et peaks nagu õigeks ütlema seda. Nii, ma ei tea, Velmo ilmselt oskab mõnda asja seal kommenteerida. Ma oskan kommenteerida paari kohta. Esimene teema on see, et kui te mäletate eelmise korra otsustust, siis Rakvere linn ei andnud esindusvõistkonna toetust mitte spordiklubile, jalgpalliklubile Tarvas, vaid Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ühele konkreetsele meeskonnale.
see puudutab sama asi ka võrkpalli, omal ajal ka korvpalli, et toetus antakse konkreetsele võistkonnale, mis mängib seda liiga, mitte klubile tervikuna. Jaa, arusaadav. Siin on nagu niisugune põhimõtteline vahe, et see põhimõtteliselt võib saada ühes klubis toetust ka mitu võistkonda. Kui nad näiteks mängivad naiste meistriliigat ja meeste meistriliigat näiteks. Arusaadav. See on nagu nüüd see teine lugu. Aga mis puudutas nüüd teise asja, Vellos oskad kommenteerida neid selle? Jah, ega ühest head 1+1 vastust ei ole, et nii nagu sa alustasid nii kultuuri- kui spordikomisjonide puhul ja kordade puhul, et see on selles mõttes natukene lahtisest uksest sisse murdmine praegu, et me oleme mõlemad, nii kultuurikomisjon kui spordikomisjon, juba pikemat aega nii komisjonides rääkinud sellest, et selle aasta tegevustoetused ja ka ürituste ja projektide toetused tuleb eraldada vastavalt praegu kehtivale korrale, aga mõlemad komisjonid on uues koosseisus avaldanud soovi korrad uuesti lahti võtta, need korda teha, need korrastada. Mis aga puutub seda järelevalvet, siis siin teemas ei saa komisjon kaasa rääkida. See, kui palju, mille osas ja kuidas tohib linn järelevalvet teha või seda teeb, see on puht linna juriidiline küsimus ja selles osas komisjon ei saa mitte midagi teha. See on korrektne vastus, et järelevalve on linnavalitsuse kohustus, aga siin üks nüanss on muidugi. Kõik toetuse saajad, kes saavad ürituse projekti toetust, minu mälu järgi peavad esitama aasta lõpuks siiski aruande selle toetuse kasutamise kohta ja kui nad on selle esitanud, siis selle alusel saabki hinnata, kas nad tegid seda nii või nagu tegid. Küsimus on sellest, kas need ikka vaadatakse üle või mitte, et Riin oskab kommenteerida seda. Ja vaadatakse, kui Katrin on ka saalis, kes sellega tegeleb, see tema tööülesannete hulka kuulub, nii et loomulikult vaadatakse üle. Aga see, mis sa tõstatasid, see teema, et kes on saalis ja kas nad on need lapsed, kellest jutt käis, kui taotleti või mitte, ja see on üle Eesti kõige üks keerulisemaid teemasid. Seda järelevalvet me oleme pisteliselt teinud. Aga see on loomulikult see, ma mõistan seda. Jah, aga ma võin tuua lihtsa näite siin, et mitte liiga konkreetseks oma näitega minna, ütleme, et mina isiklikult toon suvalise näite, annan spordikoolis riistvõimlemist. Aga väljaspool spordikooli needsamad noored oleme moodustanud veel mingisuguse sportvõimlemise klubi. Me teeme oma tegevust selle spordikooli raames, aga oma klubilist tegevust ja võib-olla me käime kuskil mingisugustel võistlustel või laagrites väljaspool seda spordikooli tegevust ja ma küsin tegevustoetust siis sellel. Täna meil tegelikult korras ei ole seda, milleks konkreetseks, et sa pead konkreetse tšeki ainult konkreetseks selleks tegevuseks seda tegevustoetust, et tegevustoetus ongi sinu selle klubi tegevuseks ja kui palju, milles osas seda kontrollitakse pärast või ütlustatakse, nagu siin oli jutuks, sellega tegeleb juba linn. Meil on siin olnud jah tõesti nii Velvo kui Annega viimase paari kuu jooksul korduvalt arutelusid ja siis, et olla nagu õiguslikus mõttes nagu järje peal, siis kuna vanad taotlused esitati kõik henikehtivate kordade alusel siis kas 15. oktoobriks või 15. novembriks, siis me leppisime kokku, et nende alusel ja lõpetame selle tsükli ära ja nüüd on meil piisavalt aega, et need asjad siis tõesti lahti võtta ja nii palju ära klaarida, kui õnnestub. Jah, igati loogiline, et tuleb teha taotlus nende reeglite järgi, mis selle hetkel oli, või arvestada neid, mis just oli lihtsalt selleks, et mitte mingit täiendavat segadust esile. Ja, aru saada. Aga muidu see märkus oli muidugi asjakohas, selles ei ole küsimus. Aitäh. Nii, palun veel. Nii, kui ei ole, siis kõigepealt hääletame siis selle 17 klubi osas, kes saavad oma kaastoetuse kätte. Kui te seda nõus olete. Nii. Hääletamine on avatud, kes on sellega nõus, palun hääletada.
11 poolt, 1 erapooletu, see otsus on vastu võetud. Nüüd palun Velvo, räägi üritustest ja projektidest. Aitäh! Täpselt sama lugu ürituste ja projektide puhul, siin siis kui nüüd natuke taustaselgituseks tulla taas selle rahajaotuse puhul, siin siis rahalisi vahendeid 40% eelarvest, mis oli spordikomisjoni pädevuses, ning sellest omakorda 10% vastavalt korrale jaotatakse sügiseses voorus. Spordikomisjoni liikmed hindasid Spoku süsteemis anonüümsena esitatud taotluseid erinevate kriteeriumite alusel ja sellest moodustus pingerida keskmise hinde põhjal taotluste suhtes. Spordikomisjonil oli vastavalt korrale 3 erinevat võimalust taotlusettepanekute rahastuseks, kas siis alustada pingerea alusel ülevalt, kuni ühel hetkel raha otsa saab, või siis langetada maksimumtoetust või kolmas variant, rahuldada kõik taotlused, aga vähendada kõigi toetust võrdse protsendi võrra sellisena, et kõik projektid saaksid toetust. Spordikomisjon vaidles, arutles seda ja lõpuks konsensuslikult nõustus 3. variandiga, et sellel korral rahuldada kõik taotlused ning siis vähendada proportsionaalselt kõigi küsitud toetust. Ühe täienduse ütlen, et hindamine käis loomulikult nii, et need spordikomisjoni liikmed, kes olid seotud mõne projekti või üritusega, nemad ei hinnanud. Just. Ja nad ei osanud selle arutelu juures. See on meil nagu põhimõte. Nii kultuurispordis kui sotsiaalvaldkonnas. Nii, palun veel küsimusi. No kuna kõik taotlejad saavad, siis ilmselt on otsus suhteliselt lihtne meil langemas. Kes on selle poolt, et ka see spordikomisjoni ettepanek kinnitada, palun hääletada. Kui suur see protsent oli, palju ta vähendasite? Peast ei mäleta, kas see umbkaudu oli 86% oma taotlusest sai rahastust, kõik projektid. Aitäh, 12 poolt, ülejäänud on, lahtrid on tühjad, nii et ka see otsus on vastu võetud. Aitäh sulle! Nüüd annan järgmisena sõna Arne Mäele ja tema räägib, see printsiip on nüüd meil läbi räägitud, kultuuris oli printsiip täpselt sama. Kuule, ole hea, saada need spordimehed tagasi. Täpselt sama, aga siis muud tutvustavad jutud on Arnel siis enda omad. Komisjon kõigepealt on tegevustoetused, siis palubki kinnitada Lakra linna tegutsejate kultuuriseltside tegevustoetus ja selleks aastaks ja see on 13 kollektiivi vastavalt nende taotlustele ja selle summa on siis 49 815 eurot. Ja nagu Mihkel ütles, siis kogu see süsteemi hindamine on sama, nagu siin eelnevalt Velvoga rääkis. Ega siin rohkem midagi juurde lisada ei oska. Nii, palun, kes soovib midagi küsida või arvata? Tegevustoetuste osas on siis kõik taotlejad on rivis, 13 tükki, siin keegi välja ei langet kuhugi. Jah. Üsna tuttavad tegijad ka kõik. See RSV MTÜ on mingi uue. Viroonia segapool on see. See on nüüd Rakvere Viroonia. Selge. See on uus imevariant, jah. Nii, palun. Nii, Robert, sulle sõna. Mulle meeldib küsida palju. Ei, kõik on okei, selleks me siin oleme. Kuna ma sporti natuke võib-olla tean, aga kuidas kultuuris, kas see ajas nagu see kasvab või kahaneb ka nende tegevustoetajate arv, et kuidas meil üleüldse see kultuuri tervis on Rakvere linnas? Aarne oskab öelda.
nagu tervist, noh eks taotlejad on enam-vähem nagu ikka ühed samad, eks mõned on juurde tulnud, mõni on ära vähemalt, et üldiselt võime öelda, et ikkagi nagu õilmitseb, et raha on alati vähem kui tahteid. Ma ei oska täpselt, kui filosoofiseks ta minna. see on alati nii. Ma praegu summasid võrdlusandmeid ei ole kaasas. Okei. nii, Jaak, palun. Kommentaariks ütleks seda, et ütleme, kogu kultuur ei kajastu, linnakultuur ei kajastu seal tabelis, et linna kultuurinoored on nagu suuremalt jaolt koondunud erahuvikoolide kaudu ja nende toetus on nagu eraldi. Spordi puhul on ta, ütleme, kõik seal, aga kultuuri puhul on ta natuke teistmoodi. Sa pead silmas, et meil on neid eraalgatuslikke nagu Ateenad ja Kauri koolid ja kõik muud huvikoolid, kus palju kultuuritegevust toimub. Nii, palun veel. Nii. Usun, et on selge. Panen hääletamisele, kes toetab kultuuritegevustoetuste andmist esitatud kujul, palun hääletada. 13 on poolt, 1 erapooletu, aitäh. Ja nüüd siis lähme ürituste juurde, palun Arne. Jah, et üritustel siis samamoodi pakusüsteemis hindamine ja osavõtt oli väga suur. Ja selle tulemusel siis moodustus pingerida sarnaselt siis spordikomisjoni hindamissüsteemiga. Ja seal tekkis ka arutelusid, et võiks muuta midagi ja me seda ka järgmisel korral hakkame vaatama, et võib-olla saab midagi paremaks teha, kuna oli ka uusi liikmeid. Aga praeguse seisuga on siis kultuurikomisjoni ettepanek volikogul kinnitada siis see summa kultuurivaldkonna üritustele projektidele 46 696 euro ja 50 sendi ulatuses. See on siis kogu summa. Siin ma ütlen nüüd ühe täienduse veel juurde, mis ma ennem jätsin ütlemata, et nii kultuuri kui sporditoetuste puhul on meil veel niisugune kokkulepe, et üritusi ja mõtteid tekib aasta jooksul juurde ja ootamatult ka. Et meie korra kohaselt vähemalt 10% aastaks eraldatud summast jääb teise vooru, kuhu taotlusid esitatakse augustiks. Et see ei ole nüüd kogu aasta summa siin, vaid ja kõik need, mis jäävad mingil põhjusel kasutamata või kasutatakse vähendatud määras, siis ka need alles jäänud rahad lähevad sinna teise vooru summale otsa. Nii, siin on nüüd see vahe, et 26 on saajad ja 10 on neid, kes on nagu joone alla jäänud, kuna toetussumma lõppes otsa. Ja saime seda natukene vähendada seda maksimumsummat, nii et me saime neid üritusi juurde, aga ikkagi kõigile jätkunud, nii et see maksimumsumma sai vähendatud 2000 peale. 10 on mul neid, kes jäid siis üldse ilma praegu. Muidu oleks juba liiga nagu. Nii, palun. Nüüd ma näen praegu Siim, palun. Jaa, mul korra lihtsalt repliigi mõttes, et kui meil siin need komisjonide esimehed ka väljendasid seda vajadust neid kordasid muuta või võtta vähemalt need ette, et ma saan aru, et need korrad vist peavad ka käima 3 lugemisel või. Et siis tegelikult meil väga palju aega nende kordadega tegelemiseks ei ole, et kui me oktoobris juba tulevad tähtajad, vahepeal on suvi, et siis lihtsalt repliigina nagu komisjoni esimeestele ka, et kui ta on nagu tõsine huvi seda teha, siis seda tuleks hakata nagu väga kiirelt nendega toimetama. See nüüd ongi see, et ega need kõige suuremad küsimused tekivadki tavaliselt siis, kui sa neid käsitleida teed. Nii et nii kultuuri kui spordikomisjonis tegelikkuses selle vajaduses olevate punktide osas, ega siis seal tekkiski see diskussioon juba selle arutelude käigus osades asjades. Nii et nad ikkagi mingi eeltöö on ära teinud tänaseks. Kultuurikomisjonis küll juba järgmine kord oli plaan, et ka abilinnapea ja saame võib-olla kokku nende kultuuriseltside esindajatega ka. Ma usun, et me saame selle ikkagi suveks või hiljemalt siis augustiks korda saada need asjad. Ideaal oleks see, et me saaksime nad korda selle poolaasta jooksul. Et
teine voor oleks juba nende reeglite järgi. Teoreetiliselt on see võimalik. Nii, ei ole rohkem küsimusi. Siimu märkus arvesse võetud ja panen hääletamisele, kes toetab siis kultuurikomisjoni ettepanekut, mille Arne ette käi, need toetused sedasi esitada, arvesse võtta ja rahuldada. Nii, jälle pool. 9 poolt, 3 erapooletut, vastu ei ole keegi, aitäh, ka kultuurirahvas saab oma toetused kätte. Ja nüüd on mul 10 joonale jäänud taotlust. Üldiselt me oleme käitunud nendega niimoodi, et me hääletame nad ühekaupa kõik läbi, kuna nad on eitavad taotlused. Sest need, kes raha kätte said, nendele sa võid ilusti, nemad saavad raha kätte, see on positiivne uudis, seda reeglina ja keegi ei vaidlusta. Aga alati on ju võimalus vaidlustada sinu rahuldamata jätmise taotlusid, see on põhjus, miks me neid alati ühekaupa hääletame. Nii et kõigepealt siis esimene taotlus, mis on rahuldamata. Hakkame neid ühekaupa. Ikka, no mul annab küll paberil olnud, aga parem oleks vist ikka hinnad ette panna. No ei, Kassandra Mets, õige, mul on ka mõtlused. Nii. Põhjus on lihtne. Raha lõppes otsa ja kultuurikomisjoni hindamisel jäi ta esimesena joone alla. Ta on küll noor inimene, ma kujutan ette, see Kassandra Metsa. Siis nendel on veel lisavõimalusi taotleda noorteprojektidest oma projektide rahastamist. Meil on ka see projektivoor olemas, kus noored saavad oma noorteprojektidele eraldi rahastamist taotleda. Vist. On ju nii. Nii, midagi pole teha. Kes toetab seda kultuurikomisjoni ettepanekut, siis see raha lõppemise tõttu rahuldamata jätta, palun hääletada. Kõik 13 poolt, aitäh. Järgmine. Eva Lotto Kuusmik. Jutt käib siis, valik on sinu projekt. Panen hääletamise sellegi, kui küsimusi ei ole. Kes on selle poolt, et ka siin käituda sarnaselt? 11 poolt, 13 poolt, vastu erapooletud ei ole, aitäh. Järgmine Festival 24 mittetulundusühing. Rakvere toidutänav. See on küll rohkem vist äriprojekt, aga siia ta esitatud on. Kes on selle rahuldamata jätmise poolt samal põhjusel? See on linnapäevad ja see Pika tänava toidutänav. Kas nad ise peavad tulemata või? Ei, nad tulevad kindlasti ja nad tahtsid linnatoetus ka juurde. Aga ma arvan, et nad saavad, mina küll aludan, et nad saavad ise välja hakka. 13, kõik nõus. Nii, Idamaise kultuuriselts Alimaa, Araabia basaar, 13 juunis on ka linnapäevade ajal siis esinemine ilmselt. Panen jällegi hääletamisele. Kas võib vabas vormis küsida? Loomulikult, küsi. Ma tean, et mul oli lolli. Ma ei saa sulle mikrit panna praegu, mul on praegu sees. Aga puht tehniliselt, et kui näiteks volikogu otsustab mingi üritus, näed, et siin on ülihea ja kõik otsustavad, et mitte nagu nõustuda selle raha ilma jäänud, mis siis saab? Ei, no see on see kultuurikomisjon, kes meile tuleb sellega ka volikogu, eks ole. Aga loomulikult lõppotsus on meie oma. Ei, seda küll, aga mis siis saab näiteks, kui ütleme sama see Aliima, suvaline. Et me ei võta seda otsust vastu. No siis läheb kogu see protsess kultuurikomisjoni tagasi ja ta peab mingisuguse otsuse vastu võtta, mis sellega peale hakata. See on ju lõpuks nende raha ja siis nad peavad seda vaatama oma need summad üle. Mis teha? Paraku. Nii. 13 poolt, jah, aitäh. Nii, Maie Filippov. Sama teema, palun, kes on poolt, vastu. Sama tulemus, aitäh.
Kunderi rahvakool, taaskasutuse moeshow. Siin on moeshowsid mitu tükki. Palun. Nii, 12 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu. Aitäh. Nii. Mittetulundusühing LNT Vaba Aeg, talvekontsert. See on küll toimunud juba minu meelest, jah, 7. veebruaril spordihallis oli see. Nii, 11. 12 poolt, vastu ja 1 erapooletu. Aitäh. Järgmine on siis Moonaküla seltsi üks toetustest. Seal saajate poole peal oli ka Moonaküla seltsi toetusi küll, aga üks on ka mitte, vastapäev. See ilmselt on ka toimunud juba. No oli lund, aga vaata, kui lund poleks, siis üks pealt tooga. Nii, aitäh. 13 poolt, vastu erapooletus antud juhul ei ole. Nüüd siis Rakvere muusikakooli sihtasutuse Ingede aja kontsert. Muusikakooli oli vist ka mitu taotlus, kui mul on meeles. Nii, palun. Üheksa poolt, 2 erapooletut, aitäh. Ja viimane on üle-eestiline neidude koor Leelo. See üritus on nüüd ka tegelikkuses ära toimunud juba 5 minutit. Palun, see on viimane. 10, 11 poolt, vastu erapooletud, 12 poolt, vastu erapooletud ei ole, aitäh. Nii, sellega on siis kultuuri sporditoetuste osa läbi. Nüüd ma annaks sõna, kutsuge need kultuuriinimesed saali äkki. Ja läheme edasi. Tauno oli ka kultuuriinimene vist. Ja muidugi, jah. Oreli kontserdid on kirikus, jah. Aga Tauno tuleb nüüd sisse ja räägib kohe meile sotsiaalvaldkonnas. Täpselt sama teema, tegevustoetused ja üritused, projektid. Nii, palun, Tauno. Siis sotsiaalvaldkonnas siis teeme ka samamoodi, et on tegevustoetused kõigepealt, et sotsiaalvaldkonna summa siis praegu selles linna eelarves on 33 000 eurot, et sellest siis taas 10% tuleb jätta teise taotlusvooru, läheb see maha ja siis me tavaliselt komisjonis teemegi, siis kõigepealt võtame tegevustoetused ette, jagame need ära ja siis lähme ürituste juurde. Tegevustoetused siis seekord otsustas komisjon taas 19 000 võtta see tegevustoetuste summaks. See on sama summa, mis eelmine aasta tegelikult. Aga vähe on selles, et eelmine aasta oli 1 taotleja rohkem. Et täna on 10 taotlejat ja 10 saajat, et need tegevustoetuse summad olulisel määral ühegi taotleja puhul ei kahane, mõne puhul on ka pisut suurem. Et see jaotuse põhimõte on siis tegelikult üks valem, mida me järgime, ehk 40% sellest summast, siis 19 000 tuleb jagada võrdselt kõigi taotlejate vahel, siis 30% sellest summast tuleb jagada vastavalt Rakvere linna liikmete arvule. Mida rohkem on linnaliikmeid, seda rohkem ühing saab sellest potist 30% siis raha ja viimane 30% on see, mida komisjon siis otsustab, vaatab ühingu tegevust, tema mõju valdkonnas, sihtgrupi sellist aktuaalsust ja nõnda edasi ja siis teeb otsuse, nii et nii see 19 000 kokku sai, et need summad on igal ühingul erinev, et me kellelegi ei saa anda rohkem, kui ta küsib, mitmed saavadki nii palju, kui nad küsisid, aga osad siis küsivad, 7500 on näiteks kõige suurem taotlus tegevustoetuse jaoks, et nii palju meil mitte kuidagi ei ole võimalik anda, et praegu on see sotsiaalkomisjoni ettepanek on siis selline sel aastal. Palun, küsimused, arvamused.
sellisel juhul ma panen ka sotsiaalkomisjoni tegevustoetuste ettepaneku hääletamisele. Kes on sellega nõus, siis palun hääletada. Kõik 3-15 poolt, 1 erapooletu, aitäh. Ja üritused toetused sotsiaalvaldkonnas, palun, Tauno, on sul seal lisada veel midagi? Et siis ürituste ja projektide jaoks jäi meil raha siis 10 700, kui me tegevustoetused ära otsustasime. Taotlusi oli 16 446 eurot, et ilmselt tuli mingi valik teha, et sotsiaalkomisjonis me teeme täpselt samamoodi nagu kultuurikomisjonis ja spordikomisjonis, et komisjoni liikmed siis hindavad kõiki neid taotlusi. Meie komisjonis kõik komisjoni liikmed hindasid taotlusi ja selle alusel kujunes pingerida, aga otsustasime komisjonis, et tegelikult kõik need taotlused on suhteliselt sellised, ütleme, selles mõttes sarnased, et on olulised, väärtuslikud ja ühtegi nagu ei ole põhjust päris rahastamata jätta, siis otsustasime minna seda teed, nagu läks spordikomisjon, et proportsionaalselt vähendame kõigil seda maksimaalset määra. Et meie hinnangul kõik need üritused võiksid nende summadega saada tehtud, projektid ellu viidud, et see vähendamine ei ole nii märkimisväärne, aga et siis kõik saavad ja keegi ei jää ilma. Nii, aitäh, palun, küsimused? Kui ei ole, siis panen ka selle hääletamisele, kes toetab sotsiaalkomisjoni ettepanekut, palun hääletada. Viisteist poolt, 1 erapooletu, aitäh. Erinevalt teistes komisjonides, siis sotsiaalkomisjonis ei ole nagu tehnilisi ja sisulisi probleeme ja rahajaotuse osas, et neil ainuke teema on see, et kui raha oleks rohkem, siis jagaks rohkem. Et kultuuri ja spordi omas on ikkagi neid sisulisi ja põhimõttelisi küsimusi, mida arutada. Et sotsiaalkomisjoniga me eelmise koosseisu lõpus seal tegime need korrad, käisime üle ja seal vist praegu nagu üleval mingit teemat ei ole. Nii, aga mõni kord on siiski meile juba jõudnud uues variandis. Kairi, palun räägi meile Rakvere Vabandust, mul on pakis paberis vales pidi. Punkt 10, see on nüüd sama lugu, kus oli lingiga materjalid ja põhjus ei ole antud juhul mitte see, et need kaardid salajased oled, ei ole salajased. Aga lihtsalt nad on nii mahukad, et neid ei ole võimalik meili teel saata. Kert, palun. Nii, kohanimedest, et oktoobrikuus siis volikogu algatas kohanime määramise menetluse, puudutab siis Uku-Arvesist platsi, väljakut, siis ühte tänavat Võidu tänaval, ma nimetan seda Revingrupi detailplaneeringu alaks, ja siis eelnõu käsitleb ka siis mitmeid ruumikujude muudatusega seotud siis tehnilisi selliseid täpsustusi. Et mis nüüd nimesid puudutab, siis jällegi tegemist oli avaliku menetlusega, linnarahvas sai kaasa rääkida, mis nime nad siis sooviksid seal Uku-Arvesi seal platsil näha või siis seal planeeringualal. See osavõtt oli suhteliselt leige, 5-6 nimepakkumist, nimekomisjon arutas neid, nimekomisjon jäi nendesse piiridesse, nende nimepiiridesse, mis välja pakuti, ta ei laiendanud neid, ta ise ei pakkunud uusi välja, arvas, et Uku-Arvesi platsi nimeks võiks olla Helina plats, linnavalitsus arutas seda, linnavalitsus leidis, et võiks olla Vabaduse plats, täna on see eelnõu teie ees, ehk et mis läheb siis omakorda avalikustamiseks, selle ettepanekuga, mis linnavalitsus tegi, võib-olla te muudate ära, ma ei tea, eks kohe näeme, aga see veel kestab, see protsess, et see ei ole lõppotsuse tegemine, seda saab teha hiljem, kui on avalikustamisel see käinud ja uuesti volikokku tulnud.
Mis veel, et ma lihtsalt ühe asja ütlen siin ära, et mitmed linnakodanikud on täna minu poole pöördunud ka kirjalikult, et siin teatud poliitiline jõud teeb agitatsiooni, et hääletaksite ja mõjutaksite linna, et see võiks saada Arvo Pärdi nimeliseks platsiks. Et ma juhin tähelepanu, et kuna tegemist on täitsa elujõus vitaalse inimesega, siis seadus keelab elus oleva isiku nime kasutamist kohanimedena. Ka 5 aastat peale tema surma erandkorras siis on võimalik kaaluda selle isiku nime kasutamine, siis pühendusnime kasutamine kohanimena, aga kõik inimesed, kes täna täitsa elavate kirjas, siis isegi ei tohiks välja pakkuda tema nime, et võiks nagu kuskil kasutada. See on ebaseaduslik, see on ebaviisakas ja nii edasi. Et ärge tehke seda. Nii, ja see teine nime siis puudutab seda detailplaneeringu ala, kuhu tuleb siis Padeliall, linnavalitsus koos siis nimekomisjoni tegi ettepaneku ta Ussi-Kaare tänavaks nimetada, nii et see on see pakkumine, palun arutage, minu poolt kõik. Seleta võib-olla see mõistab ära, mis see ruumikuju muutus tähendab? Ruumikuju muutus tähendab seda lihtsalt öeldes, et võtame sama selle Ussi-Kaare tänava, et see detailplaneeringu alal ruumikuju muutus ehk et tänavad muutusid. Tänavaruumi, tähendab tänavakuju muutub. See tähendab ruumikuju muudatus. Ennem oli ta kas lühem või pikem? No lühem, pikem, läks otse, nüüd läheb kaarega, et need joonised, detailsed joonised kõik on kirjas seal. Või tähendab lisatud see eelnõu juurde, et minu arust täitsa arusaadavad hinge on meil need eelnõud või need kaardid teile seal teinud, nii et näed Ussi-Kaare tänav, uus ruumikuju, eks ju, tänu sellele muutub Ussi-Kuninga tänav, tekkis uus ruumikuju, eks ju. Ja nii edasi, nii et need kõik on teil toodud ilusti seal lisadena välja, nii et aga kui teil on küsimusi mõne konkreetse ruumiga kohta, me võime avada, siis võime selgitada. Mõni tänav on läinud seal pikemaks ja mõni jäänud lühemaks, kui need kaarte lahti teha. Nii, palun, küsimused, arvamused. Mulle jõudis ka selline küsimus, et milline on selle kirikuesise Vabaduse platsi nimekuju ajalugu. Uurisin ja suhtlesin päris mitu korda siis Rakvere ajalugu kõige paremini tundva inimesega, kelleks on Odette Kirs kindlasti. Ja oskan nüüd täna selle kokku võtta niimoodi, et selle nime sai ta esimese Eesti Vabariigi aegu Vabaduse plats. 40. aastal, kui toimus riigipööre, nimetati see väljak ümber 21. juuni väljakuks. 41, kui Nõukogude väed lahkusid, sai ta tagasi Vabaduse platsi nime ja kandis seda nime kuni 1950. Ja 1950 otsustas tollane võim anda sellele väljakule taas uue nime ja see nimi oli siis tuntud väejuhi Suvorovi nimeline. Ja selle Suvoroviga on nüüd see lugu, et nimi anti selle väljakule, kuna seal tegelikkuses tänavaid ei olnud. See tänane Vabaduse tänav, mis siit Turuplatsilt läks sinna Vabaduse ausambani ja keeras sealt kaarega ja läks haigla poole edasi. Aga siis hiljem ehitati sinna need 2 Hruštšovkat, siis see tänava loomulik kuju kadus ära, eks ole, ja tekkisid sinna selle väljaku ümber uued tänavad, üks neist oli siis see kadunud Võimla, üks oli siis see Vabaduse, mis sealt edasi läks, siit sinna poole muutus Koidulaks ja tõtt-öelda ei suutnud me Ode Kirsiga asju uuridest kindlaks teha, et kas selle Suvorovi väljaku nime üldse keegi kunagi on ära muutunud või mitte. Tegelikkuses ta kadus käibelt ära seoses sellega, et tekkisid need teised uued tänavad sinna platsi ümber ja hakati kasutama neid tänavanimesid ja seda platsi nime otseselt keegi tühistanud ei olegi. Aga vist vähemalt ei suutnud seda leida. Aga igal juhul on tegemist 50. aastal sündid nimekujuga, mis nüüd pärast seda selle protsessi lõpuleviimist kaob igal juhul ajal. Vist oli 60. aastal. Mis asi? Suvorov. Ei, mul on Ode Kirsi, see kiri on 50. Aga vahet ei ole. Aivar Ojaberg tegi päris head kodutööd selle osas, et ta leidis. Ja minu käest ta küsiski.
täna ma räägin. Ta leidis täitsa selle täitekomitee otsuse, kus on väga pikk loetelu nendest tänavanimedest, mis muud, et seal Mitšurinid, Gagarinid ja Suvorov ja kõik ja. No Odeviks väidab, et 1950 pandi. No ma ei hakka siin vaielda. Minu arust oli 60, ma nägin seal 60, aga kindlasti teeb mingi hea loo sellest. Aga selline see seis praegu on ja kas Vabaduse või mõni muu Arvo Pärdi nimi, nagu Gert ütles, tõesti kuidagi ei saa olla, sest elus oleva inimese kasutamine pühendusnimena, nii ütleb seadus, on keelatud. Nii, palun, Aarne, palun sina. Ei, seesama, et sa ütlesid, et mingi poliitiline jõud tegi üleskutse, ma ei tea, mingi küsitluse, ma lugen ainult, et ajaleht tegi mingi küsitluse, mis poliitiline jõud see oli? Mida silmas pidada? Sinu koduerakond. Ja, aga see ei ole mingi poliitiline jõud, kui keegi pane Facebooki mingisuguse asja. Ma ei tea, inimesed tundsid muret, nad pöördusid. Ja, aga seda sa laiendada mingi poliitiline jõud. Ei, no jah. No, ärme siis praegu sellega edasi tegele. Vastus on saadud, et seda nime ei saa kasutada. Nii. Aga need teised nimed ka. Me täna ei otsusta nime panekut, küll otsustame me selle, et kuulutame Rakvere linna meediakanalites ja ühes kohalikus lehes, mis tänase seisuga ilmselt on Virumaa Teataja, et Rakvere linn plaanib nendele tänavatele panna sellised nimed. Ja see oleks selle vastuvõetava otsuse projekti sisu. Nüüd on võimalik kõikidel inimestel oma arvamust avaldada. Meil on kogemus, kus laekunud ettepanekute või kommentaaride põhjal on siin tulnud hiljem ka nime muutusi. Üks oli siis see Kolgata tänav seal üle raudtee. No see, tähendab, ma lihtsalt räägin teile ajaloost, oli selline lugu, kui riik otsustas, et tänavad ei saa olla nii, et raudtee on vahel ja läheb teise pool tänavat edasi. Meil oli Õli tänav siinpool raudteed ja läks edasi teisele poole sinna Artnateele. Ja siis, seal oli muid nimesid muudeti ka, aga üks oli see Õli ja siis seal nimekonkursi kaudu otsustati kasutada selle piirkonna ajaloolist nime Kolgata, mis on tõesti juba 100 aastat vana nimetus. Aga siis tuli siiski inimestelt arvamusi, et kuna 40. aastatel kasutati just seal asunud raudteeharu inimeste Siberi poole saatmiseks, siis et ei ole võib-olla kõige mõistlikum seda nime kui kasutada ja siis neid volikogu leidsid ja täna kannab see tänavust ja teist nime, Tuisule. Et jäi see Kolgata, mis siis, et ta on ajalooline nimi, aga noh, vaata. Nii et igasugu asjad, te mäletate, lugesite lehest, et Tartus ei meeldinud inimestele Madruse tänaval elada, eks. Ikka juhtub. Aga Mihkel, jah, sul õigus 1. juuni 1950. Ei, mul on Ode saatis õiendi ja Aivar sai, ma ise suunasin ta Ode juurde ju, seal kus ma määrtan. Nii, ja see seis siis praegu on, et kui olete nõus, et kuulutame need nimed niimoodi välja, kõik meie siin saalis ja kõik inimesed mujal saavad oma arvamusi avaldada. Ja siis, kui see tähtaeg, mis me seal saame, ma arvan, et me annaks 6 aega selleks, nii et kuskil mais-juunis tuleme selle teema juurde siis tagasi. Kes on selle poolt, et me nii käituksime, palun hääletada. Praegu ma näen siin 15 toetushäält, 1 on erapooletu, nii et otsest vastuseisu siin kellelgi ei ole. Nii et võtame selle otsus vastu. Aga nüüd, üks kord on meil siiski nüüd valmis saanud. Kairit, palun. Lugupeetud volikogu, me oleme toonud siis määruse eelnõu teile, mille pealkiri on teise kohaliku omavalitsuse üksuse munitsipaallasteasutuse kulude katmises osalemine. Ja sellist määrust linnas varem olnud ei ole. Ja see on tulnud sellest, et sügisel 1. septembril muutus siis üks seadus lõppes ära, teine algas ehk koolieelse lasteasutuse seadus, mis on varem kehtinud, nägi ette, et ükskõik kuhu lasteaeda või millise kohaliku omavalitsuse
lasteaeda näiteks Rakvere linna lapsevanem oma lapse paneb, siis Rakvere linn on kohustatud selle eest maksma ja näiteks maaomavalitsus peab maksma ka, kui tal on omal tühje kohti, ta pidi maksma teise kohaliku omavalitsuse lasteaiakoha kinni, sest see oli seadusega paika pandud. Nüüd septembris hakkas kehtima uus seadus, alushariduse seadus, mis ütleb või mis ei nõua seda. Ta jätab selle vabaks, kohaliku omavalitsuse vabaks valikuks, kuidas ta ja kelle eest ja kui palju maksab. Ja sellest tulenevalt siis ongi vaja sellist õiguslikku alust, mille alusel Rakvere linnavalitsus siis maksab teiste kohalike omavalitsuste arveid või ei maksa või kuidas see kord oleks. Ja tookord, kui see seadus hakkas kehtima, siis olin ise veel Virolis üks liikmetest, esindasin ühte teist omavalitsust ja siis Viroli juhatus leidis, et meie Lääne-Virumaal võiksime jätkata nii, nagu on, et ei hakka siin nagu pilli lõhki ajama, et las olla nii, nagu on. Sellest tulenevalt siis nüüd oleme nendele asjadele otsa vaadanud ja meie määrus siis või meie ettepanek on tõesti hoida seda Viroli kokkulepet selles mõttes. Meie need lasteaiakohad koos on kõik täidetud praegu. Küsimus on siis selles, et kuidas me siis arveldame teistega, kui meie lapsevanem soovib panna teise omavalitsusse. Ja tulenevalt kokkuleppest siis meie määruses on kirjas, et Lääne-Virumaa omavalitsustes, teistes omavalitsustes käivate laste eest me tasume, kui vastavalt siis jälle Viroli kokkuleppele, kui me oleme olnud nõus, et kui ta soovib sinna teise omavalitsusse viia, siis ta peab küsima meilt nõusolekut ja me tavaliselt siis oleme nõus, sest meil on üldiselt nii kokku lepitud. Aga kui me vaatasime nende numbritele otsa, siis koha maksumuste osas, siis Rakvere linna lasteaia koha maksumus on kõige väiksem. Ja me praegu teeme sellise ettepaneku, et meil ei ole kasulik neid väga kalleid kohti kinni maksta teises omavalitsuse, et me maksame samas mahus, nagu me oma kulu oleks siin. Et see juba on vastutulek, et me maksame, aga meil ei ole nagu väga suurt nagu, ei ole mõistlik nagu üle maksta, ehk me peame nagu nii selle lapsele koha tagama, meil on koht selle koos partneriga on meil üks hind ja meil on see mõistlik hind, teistel, minu meelest ei olnud kellelgi odavamad kui meil, et meil on, kuna meil on nagu mahud suured ja me oleme nagu oma asju niimoodi korraldanud. Et praegu jäi siis edasi, et me oleme nõus maksma Lääne-Virumaal selles summas, mis meil oma koha maksumus on. Ja teiste puhul, siin vahest on sellised, kas sellised lastekaitsejuhtumid või mingid erandjuhtumid, mille pärast meie laps peaks nagu käima seal teises omavalitsuses. Ja selle jaoks meie kord näeb võimalused erikokkuleppel, erileping. Et vahest on sellised keerulised olukorrad, mis tuleb lahendada või see asenduskodus, näiteks kui keegi kuskil teises omavalitsuses on meie laps asenduskodus, et talle see lasteaiakoht siis tagada. Et need on nagu sellised suuremad põhimõttelised asjad siin määruses. Samuti siin nagu tehniliselt ka, et lapsevanem siis teeb Spoku kaudu avalduse, et ta soovib panna näiteks Vinni valla lasteaeda, siis seal Spoku kaudu siis on avaldus tehtud ja me kontrollime, sellel on nagu see tingimus, et ka lapsevanem oleks meie linna sisse kirjutatud, et see on nagu üks tingimus, et oleks nagu mingi kasu ka sellest, et meil siis nagu inimesi, meie maksumaksja vähemalt oleks. Ja siis, kui nüüd on selline Lääne-Viru maakonna piires see asi, siis linnavalitsuses linnapea saab otsustada, kes meie töötajatest või ametnikest on see isik, kes selle otsuse teeb, tõenäoliselt lastekaitse haridusspetsialist või et see on nagu vaba, et ta nagu läbi ametniku otsustab ära selle asja. Aga nüüd, kui on see erijuhtum, et on mingi keerulisem juhtum ja teises omavalitsuses, siis on linnavalitsuse otsusega sõlmitakse need lepingud nagu teiste omavalitsustega väljaspoolt Lääne-Virumaad. Ja neid lapsi meil praegu, kes käivad mujal lasteaedades, on meil praegu 11.
ja enamus nendest on Lääne-Virumaa, meie oma omavalitsustes. Et ma ei tea, võib-olla kas on küsida midagi nüüd. Palun, millised on arvamused, küsimused? Kui ei ole, siis see läheb hariduskomisjoni ja kõigile teistele ka mõtlemiseks ja arupidamiseks ja tuleme selle asja juurde siis aprillis tagasi. Kes sellega nõus on, palun hääletada. Poolt, vastu erapooletuid ei ole. 16, vabandust. Aitäh! Tänase teema päevakorra oleme läbi käinud. Loodame, et paljud, kes raha said, on nüüd rõõmsamad ja saavad oma tegevusi edasi teha. Nii et see panus on meie poolt antud. Ja aitäh komisjonidele, kes käisid koos korda 5-6 isegi viimase 3 kuu jooksul, et neid rahasid jagada. Tahate üritus kokkuvõtte teha. Aitäh, kohtume kuu aja pärast jälle.